Tulebki Artjuni, lööb ja lööb värava! Ilus löök Artjom Artjunilt ja seis on 1-0 14. minutil viib Artjom Artjunin. Müüri taha nurka, et väga korralik löök ja jah, ei ulatunud Levitsi selle pallini ja 1-0 on tõsiasi. Ja noh, kui nüüd Kalev peaks suutma siit värava tagasi lüüa, siis oleks see mõnes mõttes vaata tõeline ime, sest Kalevi meeskond on välja otsib selle palliga. Kõrge pall sinna taha posti suunas ja tuleb, et Levitsi rusikad on seal kõige kõrgemal. Ja kui tuleb 2-0 siit olukorrast. Milline apsakas Artjom Levitsi poolt, kus suhteliselt kerge pall tuli sinna värava alla ja Igor Subbotin lööb oma elu kõige lihtsama värava. Aga kas oli siin ka selles olukorras suluseis? Vaatame kordusest. Vaatame kordusest, et siin Artjunil lööb peaga Subbotin või Ivanov on, kes jätkab ja pall ja ei no... Ja vaatame, mis kohtunikud otsustavad. Värav loeb, jah, et... Kukapalli vastu tuleb madalt Senderus sinna ja Subbotin! 3-0 mänguseis ja Levadia lööb selle oma teise poole teise värava ära. Enam ei olnud nii lihtne see värav, kui see tema esimene värav. Jah, aga peab pau andma Eiko Tammest väga head senderdus ja... Ja suluseisu õhku ka ei ole ja Subbotinit väga ilus pealöök sinna täpselt latti alla ja kohtunikud lasevad ka selle vahetuse ära teha. Enne ka Levadia väga hästi ründamas. Suurepärane sööt tuleb sealt ja täis on 4-0. Omar Lusseini selle värava lööb ja 59. minutil Levadia 4-0 ette viib ja väga ilus sööt Igor Subbotinilt. Omar Lusseinilt väga hea nii-öelda avanemine, et kõigepealt Artjunin hästi võitis palli ja madal löök taha posti kõrvale. Jääb sealt Peetsoni. Kas on löögi võimalus Peetsonil? Lööb! Ja milline värav tuleb siit Rasmus Peetsonilt! No see on debüüt, see on Premium-liiga debüüt. Purgas. Jah, väga korralik löök vasaku jalaga ja... Jah, ruumi oli palju ja suurepärane löök ja kõps. Pall võrgus. Levadial lõpp. Oi, ja see on värav, see on see pall. Ja Pelits sai jala valgeks. Jan Penis lööb selle värava ära, 6-0 on seis. Päiterjeid ja siis laseb... Jah, Kirevi sai ka värava pilti endale ja tõesti jällegi Levitsil lihtsalt. Uuesti Eiko Tamm, kus tuleb värava ette pall. Lõpuks tuleb ja seal on ja tuleb 7-0, suluseis ei ole. Ja kas on Kristjan Saart, kes selle värava lööb? Ei, Marek Kaljumäe. Marek Kaljumäe on see mees, kes selle värava lööb. Olid nad kahekesi Kristjan Saartsega seal üksinda palli peal, et jah, nagu siin lõpus näha, et üldse see teine poolega on kuidagi Kalevil väga ära vajunud nende mängijate võtmine ja markeerimine, et... Ja on